Tere, Raplamaa vist võib öelda, et olen ka siinkandis käinud rääkimas mõned aastad tagasi, nüüd taas, ja räägiksin teile täna, mõnikord alustatakse suuremalt väiksemale, ma läheks kõigepealt väiksemalt suuremale ja olen nagu näinud mõlemat pidi, et nagu Pirko mainis, et Arengufondis tegelikult proovisime või tegelikult ehitasime süsteemi, mis reformis Eesti innovatsioonimaastikut, kuid sageli need päris lahendused, selleks peab süsteem korras olema, see suur süsteem, aga päris lahendused tulevad ikkagi alt nagu ettevõtete käest. Ja viimased paar aastat olen ehitanud sellist idufirmat nagu Teleport, ehk et ma räägin natuke sellest, mis asi see on. Ehk et me näeme, et täna maailmas on juhtunud võib-olla see, et inimesed saavad liikuda järjest kiiremini, järjest rohkem, lihtsamini teise kohta, olgu see lihtsalt reis või ka elama minek. Ja miks mitte ka Eesti sees, et sõitsin praegu siia ja vaatasin, kuidas Tallinnast kaugemale minnes läheb loodus aina kaunimaks, et väga selge küsimus ka paljudele inimestele, et miks ma peaks Tallinnas elama või vastupidi, miks ma peaks maal elama. Ja inimesed sünnivad juhuslikult kuhugi, et olgu see riik või koht riigis, et äkki see ei ole õige ja me aitame inimestel küsida tegelikult seda küsimust, et äkki ma ei ole õiges kohas, äkki selles riigis mul ei ole tööd minu oskustele vastavat. Ja me näeme, et ühest küljest maalt on riikide poolelt vaates on 3500 linna, kes on suuremad võib-olla kui 200 000 inimest, kes otsivad inimesi, teiselt poolt on 350 miljonit noort inimest, kes järjest rohkem on valmis maailmas liikuma. Ehk me mõtlesime, et selleks tuleks ehitada neile platvorm, ehitasime maailmas unikaalse andmesüsteemi, 300 kihti andmeid 260 linna kohta maailmas ja tegelikult siis selle põhjal aitame inimestel leida selle õige. Küsime kõigi käest, mis sul elus tähtis on see loodus, suurlinnad, ma ei tea, meri, mäed, ja selle põhjal siis ütleme, mis sellele inimesele sobib. Aga see on mõneti natuke juba ajalugu, ehk et tegelikult me ehitasime tarkvaraettevõtet ja sageli statistiliselt öeldakse, et kui ettevõte elab oma 3. eluaastani, siis see on juba see märk, et vist jääb ellu, aga meil jäi üks päev puudu. Ehk et üks päev enne meie 3. sünnipäeva osteti meid ära, ehk et see ei olnud siis võib-olla selline kurb kadumine ja meid ostis ära siis üks Inglise USA taustaga ettevõte, kes on ka väga kiiresti kasvav ja mitte väga suur, 150 töötajat, ja siis nüüd oleme osa sellest. Ja võib-olla see näide, ma teile räägin täpsemalt, miks ja kuidas see juhtus, see näide võib-olla ongi ilmestus sellest, kuidas innovatsioon juhtub. Ehk et sellise väikse tarkvaraettevõttena tegelikult meie ehitasime tarkvara ja sageli ongi see küsimus justkui, et on mingid äpi ehitajad ja siis on nagu päris majandust, kes teevad päris asju, et tundub selline, et kohati käib sellist vastandumist ja minu arust see on täiesti vale, see on täiesti aegunud, et ma usun, et teile Tiit Paananen pärast räägib ka võib-olla paar sõna Põhjala õlletööstusest, on nii? Tore? Et iseenesest õlletööstus on ju nagu justkui vana majandus, aga vaatas, kui palju nemad kasutavad IT-d või oma tootmisel kas või automatiseerimist, siis kumb ta siis on. Ja minust see küsimus on ebaoluline. Tegelikult iga ettevõte peab mõtlema, kuidas ta saaks innovatsiooni kasutada ja selle pealt siis mõtlema edasi, et kõik ei ole tehnoloogia ettevõtted, tõsi meie oleme, aga me ka tegelikult tehnoloogia abil lähme ja muudame mingeid tavapäraseid protsesse. Ehk et muudame midagi efektiivsemaks. Tehnoloogia tuleb ja võimaldab midagi muuta efektiivsemaks. Nii et seda teleporti ehitades me nägime, et on olemas selline vajadus ühelt poolt, inimestel võib-olla soov liikuda, teiselt poolt linnadel inimesi meeletada, aga seal all on üks pall tegelikult veel ja need on ettevõtted. Ehk et tegelikult igas linnas siiski reaalne selle töötaja tarbija on ettevõte, kes seda vajab, ja linn on võib-olla peab olema platvorm või maakond, kes selle inimese sinna siis justkui toob. Nii et see ettevõte, kes meid ostis, Muuguides, tema tegelikult tegelebki ettevõtetega. Ehk me tegelesime palju eraisikuga, aitades ühte inimest, siis Muuguides ja me ka ise Teleportis nägime seda, et tegelikult see suurem äri inimeste liigutamisega on ettevõtete poolt, sest ettevõtted kogu aeg suured rahvusvahelised liigutavad inimesi ja seal liigub väga palju raha. Ehk et siis see turg kokku on tegelikult $200 miljardit aastas, väga suur turg, ja sageli see inimeste liigutamine on selline, vanamoodne. Et kui inimene kolib teise linna,
tal saadetakse PDF, kus on kirjas, et näed, helista sinna, kui tahad seda, ja kui tahad kolimisfirmad, siin on numbrid, siis me teeme kõik selle interaktiivseks. Ehk et kõik toimub, inimesel on jälgitav reaalajas, kõik info liigub ettevõtte erinevates osakondadesse tarkvara abil ja see muudab seda turgu väga palju. Ehk et jälle üks näide sellest, kuidas tarkvara või erinevad tehnoloogilised lahendused, nad ei ole mingi asi iseenesest, vaid ta läheb ikkagi erinevates sektorites mingeid asju muutma. Nii et see aeg, kui tarkvara oli justkui asi või IT oli asi eraldi, on täiesti möödas, IT alati käib kuskilt teistes sektorites ja teeb midagi. Nii et täna siis on meil ettevõtte kiiresti kasvav, teenindame maailma suurimaid tehnoloogiaettevõtteid, kui mõni peab 500 inimest Hiinast ära kolima, siis me seda teeme tarkvara abil ja see muudab seda turgu väga palju ja paljud suuremad näiteks USA ettevõtted, kes on aastaid seda väga rahulikult traditsiooniliselt teinud, on üsna närvilised, sest see uus lahendus tegelikult on kiirem, odavam ja efektiivsem. Nii et see ongi tehnoloogia võlu, et seda ta tegelikult teeb. Nii et meil on siis täna kontorid 4 linnas, sellised maailma suured linnad, San Francisco, London, Hong Kong ja Tallinn. Tallinnasse selle kontori jätmine esialgu oli problemaatiline, et kui ettevõtte kiiresti kasvab, siis võtta kuskil maailma ääre peal veel üks kontor juurde, selle telepordi ostmise järel tundus natuke küsimus, sest nad nõustusid sellega ja täna on Tallinna kontor üks kõige kiiremini kasvavad kontoreid. Nii et mõnikord need asjad on sellistes väikestes nüanssides kinni. Nii et Eestist siin kuskil vaikselt, ühtegi Eesti ettevõtet meil klienti ei ole, et need on piisavalt suured, need teised, kellega me tegeleme, et siis me Eestiga seos on see, et siin me ehitame seda. Jaa, see oli ikkagi, sellised asjad peavad paigas olema, sest pärast on lihtne öelda, et kuulge, et me nüüd vahetasime need võtmed ära, et minge, tulge siia, või et mitte päris nii muidugi. Aga loomulikult see oli läbirääkimiste üks osa ja me rääkisime, nagu iga läbirääkimiste võti on see, et sa ei tohi ainult ühe osapoolega rääkida, et muidu sa oled väga, näitad ennast justkui, et sul ei ole muud valikut. Et siis me rääkisime paljude erinevatega ja see on üks punkt ainult väga pikkadest ja üsna sellistest tihedastest läbirääkimistest, mis alati tehingule eelnevad. Ja siis nüüd küsimus tulebki, et kas olla suur või väike. Et minu arvamus on väga ammu juba olnud, et väike on väga palju parem olla. Tõsi, suurtel on väga palju rohkem raha. See on nagu see eelis, et kui sa võtad kas või suur ettevõte, nagu maailmaski paljud on, et nende rahakotid on väga mahukad, aga innovatsioon tuleb sealt ikkagi aeglaselt, sest nad on ka nagu sellised mammutid, liiguvad tasakesi ja võib-olla siis kunagi surevad välja. Toon paar näidet teile lihtsalt selle kohta, kuidas võib-olla, mismoodi see maailm on ka muutunud väga palju sellised asjade ehitamise kiiruses. Mõni aeg tagasi, mõned aastad tagasi ostis IT-ärimees Jeff Bezos Washington Posti, väga legendaarne ajaleht, ja maksis sellest $250 miljonit. Et väga suur hulk raha tundub, aga maailma tehingutega võrreldes tegelikult just vastupidi, väga väike. Sest kui mõni aeg hiljem ostis Facebook Instagrami, seal oli 11 töötajat, mitte mingit käivet ei olnud ja sellest maksti $1 miljard, siis see 4 korda rohkem kui Washington Post. Veel veidi hiljem ostis Facebook WhatsAppi, hind oli $19 miljardit, et seda Washington Posti enam ei näegi sellel joonisel. Ja loogika on siis selles, et lihtsalt need asjad kasvavad nii kiiresti, WhatsAppilt ka ei olnud käivet, aga neil oli 1 miljard kasutajat. Et see näitab seda, ja see oli ehitatud 50 töötajaga, kellest 30 oli insenerid, müügiüksust ei olnud, toode ise müüs ennast. Et igal pool nii ei saa, aga kahtlemata märk sellest, et me oleme tohutu muutuste keskel, ma arvan, maailma majanduses. Väga paljud asjad muudetakse ära, ja kui sa oled nüüd see suur, kes muutustega kaasa ei suuda minna, siis sul on probleem. Ja tegelikult see innovatsioon täna on sellises faasis minu arust maailmas, et ta on just kui palju on muutunud, aga järgmise 10 aasta muutus on kindlasti veel suurem. Mis tähendab, et see nii IT kui paljud muud tehnoloogiad jõuavad kõikidesse teistesse sektoritesse ka, ta jõuab igale poole. Nii et tegelikult iga ettevõte peab mõtlema seda, kuidas mu töötajad suudavad kaasa mõelda selle muutuva keskkonnaga, kuidas mina võib-olla ettevõtte juhina suudan seda protsessi juhtida ja kuidas meie toode peab arenema sellega koos. Nii et väljakutse on kõikidel, keegi, kes kõikes seisma jäävad, on probleemides, kuid see väljakutse on alati võimalus, nagu kas või see meie
tänane ettevõtte tarkvaras, mida me ehitame, et me kasutame seda tehnoloogia võimalusi, et paraku kellelgi ka elu keeruliseks teha, aga klientidel elu paremaks. Ja paar näidet Eestist. Vital Fields on üks ettevõte, kes tegi põllumajanduse jaoks tarkvara. Nemad ostis ära Monsanto, kellel on umbes 20 000 töötajat. Ja Monsantot omakorda tahab praegu Bayer ära osta, kellel on 120 000 töötajat. Nii et mõnest suuremast on ka väga palju suuremaid olemas. Ja teine näide on Taxify, kelle tegelikult nende puhul see tehingustruktuur, et alati tuleb mõista ka seda, et kuidas tehingud toimuvad. Tehingustruktuur oli teistsugune, et neid ei ostetud ära, nendesse investeeriti, sest see on selle omanikfirma Hiinast pärit Didi lähenemine, et nad pigem täna välisturgudel otsivad kohalikke partnereid, kes seda ehitavad ja panevad suure summa sinna sisse, et seda kasvatada, aga ise ei tule seda täielikult dirigeerima. Ja sõitsin just selle Taxify asutaja Markusega tagasi Londonist, siis ta rääkis tee peal, et kuidas jällegi üks näide muutuvast maailmast, et Didi on kasvanud nii kiiresti, nii suureks Hiinas, et nad kontrollivad sellist sõidujagamisturust 95%, et neil ei ole Hiinas kuhugi kasvada enam. Ja siis nad lähevadki välisturgudele selle pärast. Ja üks näide, mida ta rääkis veel, et nüüd nad lähevad siis ka teistesse sektoritesse, et kuna neil on autoliikluse kohta andmed, siis nad saavad ka kindlustust pakkuda autodele, kuna neil on võib-olla kõige parem andmete võrk kogu Hiinas. Ehk et alustasid seda, ja üks asi, mis ta ütles, mis nad veel teevad, et Hiinas näiteks nad näevad, et linnades ei ole liiklus efektiivne, siis nad asutasid linnadega koostööd, et näiteks fooride ja muude asjadega muuta see liiklus efektiivsemaks, ja 7-8% neil on kohati õnnestunud seda teha, mis tähendab, et 7-8% liigub rohkem autosid, nende käive tõuseb 7-8%. Ehk et see on nagu see muutunud maailma näide ja täna Tallinnast välja sõites, istudes iga foori taga, punase tule taga ja mingit rohelist lainet ei olnud, siis mõtlesin, et nagu kohutav, kuidas on veel kohti, kus on tehnoloogia kasutamata. Aga see tuleb alati, nii et lihtsalt tuleb kannatlik olla. Ja miks võib-olla need näited ka näitavad, et tegelikult Taxifygi, Vital Fields, sellised noored ettevõtted, kes on kasvanud üsna kiiresti mõne aastaga ja tegelikult muudavad keskkonda. Ehk et täna on juhtunud see, et innovatsiooni on palju lihtsam teha. See barjäär selle alustamiseks on palju väiksem ja näiteks kas või täna tuleb juttu ka e-piima poolt teile, ma usun siis juustudest ja ma tean, et nagu e-piim on kasutanud tehnoloogiaid mitmeid oma toodete arendamiseks ja tegelikult see on kindlasti ka üks koht, kus see on läinud odavamaks, kui ta oli 15 või 20 aastat tagasi. Ehk et igal pool tegelikult kõikides sektorites see innovatsioon läheb soodsamaks. Paljud lahendused, kas või robotite näol, olid 10 aastat tagasi lihtsalt liiga kallid, täna on jõudnud sinna, et neid on mõistlik kasutada. Ehk et innoveerimine on läinud odavamaks, see nagu plahvatus, mis sellest tekkida saab, kasvab ja see on see, miks ma arvan, tänane maailm on väga äge. Muutub, ehk et see on segane, aga võimalusi on ka rohkem kui palju varem. Nii et mõneti, see on küll pilt nagu justkui linnade kohta, et kuidas nad muutuvad, et erinevad, nagu olgu see siis ressursside efektiivsem kasutamine või innovatsioon tervikuna, see läheb nagu justkui läbi kõikidest sektoritest. Ehk et IT samamoodi läheb läbi kogu majandusest, muudab kõike, uued materjalid, mis tulevad kasutusele, biotehnoloogia kas või muudab väga paljusid sektoreid, et need on tegelikult läbivad. Ehk et seda juhtub väga paljudes kohtades ja selle läbi tehnoloogia ei ole kindlasti enam justkui asi iseeneses. Ja siia üks pilt, mida ma olen ka varasemalt näidanud, aga see on üks lemmikumaid võib-olla jooniseid, kuidas organisatsioonide struktuurid on muutunud. Ja et kui meil oli 19. sajand, siis meil olid meistrid külades, kuhu siis sellid läksid õppima, pärast läksid meistri juurest koju tagasi ja jagasid oma teadmist või tegid oma sellise ettevõtmise. 20. sajand oli korporatsioonide ajastu, hästi hierarhiline, suured korporatsioonid, kus on juht, osakonnajuht, alluvad, kõik teavad oma kohta ja täidavad käsku. Siis 21. sajand on võrgustike ajastu. Ehk et loomulikult ma ei ole kindlasti seda meelt, et nüüd ettevõtte kõik töötajad kokku ja hääletavad, mida me tegema hakkame. Juht peab alati olema, ta peab lihtsalt olema ettevõttes nagu keskel. Ehk et ta kaasab kõiki, arvestab, otsustab ikkagi tema võib-olla paljudes kohtades, aga siiski kõik tunnevad, et nad on osa meeskonnast. Ja see võrgustik ei ole ainult nagu ettevõtte sisene, vaid ta kaasab ka teisi ettevõtjaid. Näiteks Telepordis meil on nagu mitmeid nõustajaid
ja investoreid, kes on tegelikult ettevõttest väljas, aga on väga palju meid aidanud kas või klientide leidmisega, kontaktidega, et kas või see tehing, mis meil juhtuks, nõustamisega, et see on tegelikult partnerite leidmine ja võib-olla ka siin Eesti sees teistega rääkimine, kes mida tegi, mis tehnoloogiat kasutas. Tiit, kuidas sa selle uue tehase plaanid püsti panna endale, et mis automatiseerimist sa kasutad, et see jutud on kõik olemas siin. Ja tegelikult see ei ole ainult ettevõtte sees, vaid väga palju laiemalt. Nii et see on midagi, mis Eestis me justkui tahaks nurgas istuda ja omaette pusida sageli, aga sellest tuleb välja tulla, teistega rääkida ja seda võrgustikku arendada, mis su ümber on. Ja ma panin siia lõppu veel mõned pildid, lihtsalt selle kohta, et huvitavad näited, kuidas tegelikult tehnoloogia kasv on kohati olnud üsna plahvatuslik. Siin on nüüd näiteks interneti ja TV reklaamikulu muutus. Näete, et sageli see muutus alguses on võib-olla aeglane, mingi hetk ta jõuab sellist küllastumispunkti, kus ta plahvatab, ja täna internetireklaam on televisioonist mööda läinud ja seda trendi enam miski ei peata. Näete, et televisioon on tõsi küll ka kasvanud, aga see on siiski selgelt on need jõujooned pöördunud. Ja siin on üks huvitav pilt minu arust. See on nüüd USA statistika reklaamikäive. Esimene on Google, teine on Facebook ja kolmas on kogu ülejäänud turg. Ja mis juhtunud on see, et Google ja Facebook on tegelikult jõudnud mõneti sellise monopoli sarnasesse olukorda kohati, et nad on nii suure osa turust vallutanud, et nad kasvavad kiiremini kui turg tervikuna, ehk et tõstes oma osakaalu. Ja see on nüüd üks koht, kus tegelikult see on näide sellest, et suur oma rahakoti ja võrgustiku suurusega suudab tegelikult kohati saavutada selge eelise ja see on ka minu arust koht, kus see on probleem. Ehk et tegelikult, ja alati on juhtunud see, et riiklikud regulatsioonid siis mingi hetk sekkuvad, aga tegelikult sellise turu vallutamisega juhtub ka see mõnikord, et suured kasvavad liiga suureks. Ja pakkide saatmine, jube igav turg on ju, et midagi väga põnevat ei toimu, ei ole tegelikult nii. Näete, et see punane joon on pakkide saatmise kasvutempo ja see on nüüd viimastel aastatel pidevalt kasvanud. No, et loogiline põhjus on siin internetiäri, et koos selle kasvuga on tegelikult ka erinevate pakendite saatmine kasvanud. Üks paberitööstuses töötav tuttav ütles, et jah, paberi maht kukub kogu aeg, aga papi ja kõik võimalikku, mis pakendite ümber läheb, kasvab. Noh, jällegi sa pead sama aru, see keskkond on muutunud ja ma lähen hoopis sinna poole nüüd, et sa pead kogu aeg seda keskkonda tajuma ja tegelikult see on ka ju nii-öelda innovatsiooni tulem kuskil, mis on jõudnud nii-öelda reaalmajandusse. Ja ka üks päris tähtis graafik, see on nüüd andmete maht maailmas. Ja ta mitte ainult ei kasva, vaid kasvab ka andmete mahu kasvutempo. Ehk et see üks ütlus on, et meil ei ole mitte andmeladu, vaid on andmeläbu. Täna need andmed meeletult kasvavad, nendega midagi eriti teha ei osata. Ehk et kohati osatakse, meil on Telepordis olnud alati andmetele väga suur rõhk, et meil on 2 andmeteadlast tööl, kes tegelevad hommikust õhtuni andmetega ja peaks isegi võib-olla veel rohkem olema, sest seal on väga palju sageli võtipeidus, et sa suudad kliendile kas või tema andmeid vaadates, tema ajalugu vaadates, mida ta ise läbi ei suuda töötada, öelda, et vaata, sul oleks vaja seda teha ja kui sa sellise otsuse suudad talle anda, mis talle reaalselt raha säästab võib-olla miljonites, siis selle teenuse hind saab olla väga kõrge. Nii et sellised asjad andmete ümber tegelikult näeme, väga palju raha liigub, aga hakkab veel rohkem liikuma, et kui te ka endal ükskõik, mida te teete, sellest tekivad andmed ja te peate näiteks meie ehitame uusi tooteosasid selle põhjal, mida andmed näitavad, et oleks vaja teha. Ehk et ka see otsus, mida täpselt areneda, kuhu minna, see on sageli numbripõhiline otsus. Nii et ma arvan, andmetepõhist tegevust kindlasti on vaja kasvatada. Ja võib-olla see on üks hea pilt, millega siin lõpetada, see on nüüd muusikatööstus, näete, et see on kukkumas, lihtsalt sellepärast, et inimesed kuulavad muusikat sageli kuskilt tasuta internetist, aga viimased aastad jälle kerkima hakanud. Ehk et kui see keskkond saab oma löögi kätte, innovatsioon tuleb ja lõhub seda, siis mingi hetk, kui ta kohaneda suudab, siis seal on alati mingi võimalus peidus. Nii et ma arvan, et muusikatööstuse mahud kindlasti siit on ka kasvamas, nad lihtsalt ei suutnud seda mudelit leida, sama on tegelikult meediatööstusega. Ehk et inimesed, ma arvan, tahavad lugeda asju, aga kui internetisse on tasuta kättesaadavad, siis nad on väga valivad, mille eest nad maksavad ja kogu see mudel pööratakse pea peale. Nii et elame tohutute muutuste ajastus, ma arvan, et väiksele riigile, ka väiksemate ettevõtetega riigile on see suur võimalus ja nüüd tuleks lihtsalt
kogu aeg mõtestada seda, mis siin keskkonnas toimub maailmas, kuidas see tehnoloogia areneb, kuidas see enda kasuks tööle panna, ja ma arvan ka sellised üritused, kus tullakse maakonna sees kokku ja inimesed võib-olla üksteisega kohtuvad ja loodetavasti täna arutavad seda, et kuidas omavahel mingeid asju teha, siis see on kindlasti midagi, mis on tähtis. Nii et edukat innovatsiooni kasutamist teile minu poolt ja aitäh!